Tere! Minu nimi on Aivo ja me proovime täna vastata küsimusele, miks tirtsud nii hästi hüppavad. Tirtsud kuuluvad putukate hulka ja putukatel on 3 kehaosa. On pea, rindmik ning tagakeha. Pähe kinnitub üks paar tundlaid. Putukatel on 3 paari jalgu. On eesjalad, keskjalad ja tagajalad. Jalaosad on reis, säär ja käpalülid ehk käpp. Lisaks sellele on veel pöörel ja puus, millega siis jalg on keha külge kinnitunud. Tirtsudel on tagajalad pikad hüppejalad. Samad osad on ka keskjalgadel ja eesjalgadel. Väga iseloomulik on tirtsude eesselg, mis katab eesrindmiku pealt ja külgedelt. Tirtsudel on pikk keha, mis on külgedelt veidi kokku surutud. Pea on allapoole suunatud ja võrdlemisi suured silmad. Tirtsudel on 2 paari tiibu. On siis kitsad eestiivad, mis paiknevad pikki keha ja nende all paiknevad tagatiivad, mis siis, kui tirts hüppab või lendab, kui tiivad on laiali sirutatud, näevad välja sellised lehvikutaolised. Muidu paiknevad nad eestiibade all, nii et me võime eestiibuga nimetada kattetiibadeks. Eestis selliseid tirtse, kes lendaksid, on vähe ja siis nad lendavad ka lühikest maad. Nüüd, et aru saada, mis liiki sihttiivalisega on tegemist, kas ta on tirts näiteks, siis tuleb kõigepealt vaadata, kui pikad on ta tundlad. Kui tundlad on nii lühikesed, et ei ulatu tagakeha tipuni, siis on 2 varianti. Kas on tirtsud või sirtsud. Tirtsudel on siis eesselg küllaltki lühike, aga sirtsudel on väga pikk. Nii et esmamulje on selline, et see kõik ei olegi nagu eesselg. Nüüd ritsikatega võrreldes on siis tirtsude tundlad lühikesed, ritsikatel on pikemad veel kui kogu keha. Sarnased tundlad ja selline jäsakas keha on ka kilkidel. Eestis elab 24 tirtsuliiki ja siin on näha, et osadel on tiivad taandarenenud, osadel on natukene suuremad. Lendamiseks neid kasutada ei saa, aga päris mitmel liigil on üsna hästi tiivad arenenud. Tirtsud on väga head hüppajad ja osa liike suudab ka hästi lennata. Miks tirtsud hüppavad? Esiteks selleks, et liikuda. Hüppab ja tõuseb lendu, liugleb või lihtsalt hüppab edasi järgmise koha peale. Või põgenemiseks hädaohu korral. Kui me liigume näiteks taimede sees, siis tirtsud põgenevadki, hüppavad meie eest ära just ohtu tajudes. Lõunamaades on sageli ohuks suured tirtsuparved, kõrbetirtsud, rändtirtsud, stepitirtsud. Meie tirtsud nii hästi lennata ei saa. Aga vastsed ei lenda ning vastsete liikumiseks või põgenemiseks, nagu siin pildil, ongi siis hüppamine kõige parem viis. Putukate keha katab kitiinkest nii keha või ka jalgu. Ja kuna meid huvitab rohkem putukate hüppamine, siis vaatame, missugune see putuka hüppejalg siis välja näeb. Et reie sees on lihased, kõõlused ulatuvad siis siia sääreni. Ja vastavalt sellele, kas siis putukas tahab oma jalga sirutada, säärt sirutada või painutada, siis tõmbuvad kokku kas sirutaja või painutaja lihased. Kui painutaja lihas tõmbub kokku, siis säär paindub. Kui sirutaja lihas tõmbub kokku, siis säär läheb sirgu. Ja tavaliselt toimub see siis, kui putukas liigub
maapinnal või taimede peal. Me võime võrrelda seda näiteks inimese käega, jalaga ja ka üldse selgroogsete loomade jäsemetega näiteks, siis siingi toimub siis painutaja ja sirutajate lihaste siis vahepealne liikumine või siis vahepeal on mõlemad lihased pinge all. Me midagi näiteks käes hoiame. Igaüks võib ise proovida, kui ta oma kätt või jalga liigutab, et millised lihased siis parajasti kokku tõmbuvad või millised lihased lõtvuvad. Siin on näha siis tirts, kes parajasti kõnnib. Kõikide jalgade lihased on vastavalt siis töös, painutaja lihased, sirutaja lihased siis vaheldumisi liiguvad. Samuti need lihased, mis siis liigutavad jalga keha suhtes. Nii et mingit suurt erinevust siin ei ole. Kõik liikumine toimub siis lihaste kokkutõmbumise ja lõtvumise teel. Nüüd meid huvitas see, et kuidas siis on võimalik, et tirts saab niimoodi järsu hüppe teha. On ebatõenäoline, et ta suudaks pikkasid jalgu niimoodi järsult sirutades teha väga pika hüppe. Seetõttu vaatame sellise skemaatilise joonise järgi. Kui tirts parajasti ei liiguta, siis tal lihased on enam-vähem lõtvunud. Siin on säär, reis, lihased on antud siin niimoodi skemaatiliselt värviliselt, hallid on kõõlused, siin on üks kühm, mille üle siis läheb painutaja lihase kõõlus. Ja väga oluline on siin niisugune poolkuu jätke, mida nimetatakse ka vedruks. Nüüd, kui tirts valmistub hüppeks, siis ta tõmbab oma sääred võimalikult lähedale reiele. Ja kui see hüppe moment tuleb, siis tavaliselt toimub see väga kiiresti. Säär tõmbub reiele veel rohkem vastu, painutaja lihas on pinge all, aga samal ajal sirutaja lihased ka tõmbuvad kokku ja see venitavad selle sääre siis niimoodi enda poole, et see poolkuu jätke ehk vedru on siis pingul. Mõlemad lihased on nüüd siis kokku tõmbunud. Ja nüüd, kui tirts tahab hüpata, siis säär peab välja sirutuma. Ja see toimub niimoodi, et painutaja lihas lõtvub, poolkuu jätke ehk vedru lõtvub, tõmbub sirgeks ja surub siis sääre kiiresti eemale. Aga päästik on siis see painutaja lihase lõtvumine siin. Näete, see kollasena on siin märgitud siis vedru, mis seal siis pingesse läheb ja siis lõtvub ja paiskab selle sääre niimoodi eemale ja niimoodi saab siis tirts hüpata, toetudes oma sääre tipu ja käpaga siis vastu maapinda või taimelehte. Tegelikult on see asi natukene keerulisem, et ka kogu tema keha siis seal selle põlve kohal, kui me nii võib seda osa nimetada, et ka see kitiinkestis on selline vetruv ja painduv. Nii et tähtis on siis suruda oma sääred vastu reit ja siis järsu liigutusega saab siis tirts hüpata, nagu paiskab ennast edasi nagu vedruna. Nii et siin on siis võtmeküsimus selle poolkuu jätke ehk vedru ja kogu kitiinkest, mis siin põlve kohas on, siis selle liikumine. Vaatame seda videot. Näete, tirts uurib, kuhu poole hüpata, jälgib seda kaamerat, mis on ilmselt talle küllaltki lähedal, hea objekt, kuhu saaks hüpata, aga ta hoidub sellest siiski targu eemale ja hüppab siin, otsib siis kohta, siis kuhu mujal hüpata. Ja näete, hästi kiiresti tõmbab ta oma sääred vastu reit ja hüpe oli nii tugev, et isegi kruvikeeraja oleks paigast ära. Nii, ja nüüd toimub see tõmme ja plaks hüpe. Ja vaatame veel ühe korra. Ma olen teinud mitmeid pilte
sihtkiivalistest tirtsudest ja olen pannud tähele, et sageli on nad sellises asendis, et minu poole asetsevad jalad on nagu allapoole suunatud. Ühelt poolt on see hea, et siis on näha nende tiivade muster, need jooned, mille järgi saab tirtsuliike sageli määrata, aga teine põhjus võib olla ka see, et näiteks see allapoole suunatud jalg toimib paremini ja annab veel parema hoo, et tirts hüppaks just minust eemale kui võimalikust ohust. Seda peaks ilmselt veel natukene uurima. Siin on siis antud need kohad, kus ma siis informatsiooni sain. Ja kui me paar aastat tagasi Surovi ringis tirtsudest rääkisime, siis mul tuli selline mõte, et võiks teha taolise mudeli, mis siis imiteerib või jäljendab või iseloomustab selle tirtsu tagajala tööd, et kuidas tirts saab hüpata. Ja siis ma otsustasin nüüd selle valmis teha. Selleks oli vaja saagi, lauajuppe, liivapaberit, trelli, naasklit, peitlit, haamrit ja kruvisai, polte, seibe, vedru, mida sai siis natukene nii muuta, kõik leidsin üles enda varudest. Ja niimoodi sai ta lõpuks valmis. Need paelad siin siis on nagu kõõlused ja need värvilised lehed on justkui lihas, imiteerib seda lihast, mis seal siis kokku tõmbub. Ja lõpptulemus on see. Kummipaelad siis peaksid olema nagu lihase jõudu natukene nagu võimendama. Ja vaatame, kuidas see siis töötab. Nüüd, kui tirts liigub lihtsalt, siis vaheldumisi painutelihas tõmbub kokku, sirutelihas tõmbub kokku ja samal ajal siis vastaslihas siis lõtvub. Aga kui tirts tahab nüüd hüpata, siis ta tõmbab oma sääre painutelihase abil vastu reit ja samal ajal tõmbab ka sirutelihast pingule, nii et see poolkuu jätke vedru siis tõmmatakse kokku pingesse ja painutelihas lõtvub, säär sirutub järsult välja ning tirts saab hüpata niimoodi. Vaatan veel kord. Aitäh vaatamast, rõõmsate taaskohtumisteni!